jooksul vaatame, et nii lähedale kui võimalik. Siis ma mõtlesin, mis on mõned hetked olnud, kus mina olen nii lähedal olnud kellelegi või millegile kui võimalik. Ja üks, mis mul pähe tuli, oli siis, kui ma olin veel üliõpilane. Ma sõitsin Tartus, mul ei olnud siis enda autot, aga ma sõitsin ema autoga, mis oli põhimõtteliselt minu oma. Siis ma omistasin ta vaikselt ära. Teate küll, kuidas need asjad käivad, kui sul lapsevanemal on midagi ja sa oled laps ja siis sa vaikselt hakkad kasutama. Lõpuks oled üllatunud, kui ta tagasi küsib selle sul. Ja mul oli üks selline sinine Fiat Uno, mis oli väikene, kuhu sa panid 4 inimest sisse normaalselt, aga nagu ikka, tihti on ju vaja rohkem inimesi vedada. Ja ma mäletan, üks suveõhtu oli Tartus seal. Anne linna poolt, ma ei tea, kas ütleb sulle midagi, me hakkasime tulema, meil oli autosse topitud sinna umbes 10 või 11 sellist natuke higist noort inimest. Mõnel maikad seljas, mõnel mis iganes, ühes mehed, naised, noortegrupp ühes, me läksime kuhugi kindlasti väga olulisse kohta. Ja sõidame nagu kilomeeter ja korraga me näeme, et politsei on teinud teesulud ette nagu. Ja me keerame kohe kiiresti, mina juhin, keeran ruttu metsa vahele ja ma näen muidugi peeglist, et üks auto tuleb meile kohe kiiresti vilkuritega järgi. Ja enne kui mina jõuan midagi öelda, avanevad mõlemalt poolt uksed minul autost ja jooksevad 3 poolpaljast meest, jooksevad mõlemalt poole metsa ja kükitavad kuskile põõsaste taha ühesõnaga. Ja politsei muidugi nägi ka seda ja siis tuli luges üle, et näed, isegi nüüd on veel 8 inimest teil autos, kuigi 3 meest on metsas ja tegi mulle trahvi sellest. Nii et see oli üks kord, kui ma väga lähedale sain. Teine kord, millest ma tahaks rääkida, tuleb meelde väga romantiline hetk. 10 aastat tagasi, peaaegu 11 aastat tagasi, mina ja mu naine. Ma olin pulmareisil, teate, Horvaatia, soe, meri, õhtu. Oleme just söönud romantilise küünla valgel mereanni õhtusöögi seal. Läheme kõnni mööda Aadria mere rannikut. Käsi on ümber üksteise õla. Tema paitab minu juukseid, mina paitan tema õlga. Me teame, me hotell on natuke kaugemal, läheme sinna juba ja rohkem enam teile ei räägi, sellepärast, et see ei ole antud teemal väga sünnis siin. Aga see oli üks hetk, kus ma mõtlen, et palju lähedust on tegelikult, mis on minu abikaasa vahel, mis ongi meie vaheline lähedus. Ja üks lähedus tuleb mulle veel meelde. See oli siis, kui ma olin just teinud tööd, mul oli täis töökoht ja ma korraga olin viimase aasta jooksul tundnud üha rohkem seda, et Jumal on mind kutsumas midagi muud tegema. Ja ma ei teadnud, mida teha täpselt ja kuhu minna või mida mitte teha ja ma mäletan ühte hetke, kus ma olin ühel konverentsil ja korraga ma tundsin, et Jumal on mulle nii lähedal kui väga vähestel kordadel mu elus. Ma tundsin lausa, et ta on mulle nii lähedal, et ta vormis midagi minu sees ja kus ma ei saanud isegi väga liikuda, kus ma ei ole selline karismaatiline kuju üldiselt oma olemuselt, aga ma tundsin, et seal toimus midagi sõnul seletamatut minu sees ja minu elus. Ja Jumal oli nii lähedal, et tegelikult sel õhtul ja nendel hetkedel seal, ma arvan, muutus minu ja minu perekonna hiljem tegelikult elu trajektoor. Nii et need hetked tulevad mulle meelde, kui ma mõtlen läheduse peale ja lähedatele hetkedele. Ja kindlasti, kui sina hetkeks mõtled, siis tulevad sul meelde oma hetked ja need hetked, kus sina oled kellelegi või millelegi või mingile ideele või mingile vabadusele või kellelegi olendile, kes on nii suur, et sa ei suuda isegi hoomata teda, keda me mõnikord kutsume Jumalaks ja Jeesuseks, kuid kes on ometi veel palju suurem, kui me isegi oskame teda sõnadega kiireldada. Ja selle nädalavahetuse teema on ju, et tule nii lähedale kui võimalik. Ja see on üks kutse. Ja mõnes mõttes võiks küsida ka, et milleks minna üldse millelegi lähedale. Sest mul on ka tavaliselt seal hea, kus ma olen. Võib-olla sul on ka täna väga hea olla seal, kus sa oled. Aga tead sa, las ma ütlen sulle, miks me üldse räägime lähedusest. Sest teate, kui sa koged kellegi või millegiga lähedust, siis hakkab midagi muutuma sinu sees. Midagi huut hakkab tekkima. Ja me võime olla lähedal väga erinevate asjadega oma elus. Aga kõik asjad, millele sa ennast avad ja millele sa lähed nii lähedale kui võimalik, hakkavad sinu elu muutma ja mõjutama. Ja võib-olla sa oled märganud, mõnikord need head asjad, mõnikord on halvemad asjad, aga kui sa koged lähedust oma elus, siis sellel on alati tulemus. Sellel on alati, mida võiks öelda, üks vili sinu elus. Ja sellepärast me räägime nendel päevadel sellest, et mis juhtub, kui me läheme nii lähedale kui võimalik Jumalale, üksteisele ja inimestele, kes on kadunud. Teate, iga elus ja terve asi tegelikult kannab vilja. Vili on midagi sellist, mida me teame, kui ma ütlen vili, ma ei tea, mis sul pähe tuleb, võib-olla sul tuleb pähe, kui sa mõtled vilja peale, üks ilus punane
punane õun. Me teame küll, õunapuu kannab vilja ja vili on õunapuul selline õun. Siin sees on seemned ja see on võimalik seda, nagu siis hiljem, siit tuleb esile üks uus õunapuu. Kas keegi tahab õuna saada? Ma viskan teile selle praegu. Ma viskan ma ei julge kaugele visata, mine sa tea, mis seal juhtub, keegi saab pihta, see on päris raske. Nii, teine asi, ma näitan mõnda vilja lihtsalt veel. Mille vili see on? Ananass, jah. Ananassi vili, ananassi puu vili. Nii et üks terve elus ananassi puu, kui anda aega, kui keskkond on õige, siis selle tulemusena on tal seal puuladvas palju ananassi mingi hetk. Kas ananass kasvab puu otsas või? No täpselt, ei kasva. Ananass kasvab põõsas, on nii või? Kus ta kasvab ananass? Põõsas. Kas keegi tahab ananassi püüda? No, ma ei julge väga... Okei. Ma näitan viimase... Nii, ja nüüd läheb heitmiseks. Tegelikult mul keelati ära selle heitmine, aga me teame, mis asi see on. Mis vili see on? Arbuus. Ja see ei kasva küll puu otsas, seda ma tean, see on nagu kõrvits enam-vähem umbes, kasvab sama arbuusi taimad. Ma jätan selle siia, pärast võib keegi selle kaasa võtta. Nii, väga hea, arbuusi vili. Jätke see meelde, kõik terved elus olendid saavutavad siis küpsuse, kui nad on võimelised vilja kandma. Vili on midagi, mis tuleb elusolendist, taimest, loomast, inimesest esile ja selle vilja tulemusena seesama elusolend paljuneb. Ja lähedusest sünnib vili. Ja teate, mis ühel päeval, kui sa oled Jumala poeg ja laps, tütar, siis ühel päeval tegelikult Jumal hindab sind ja mind ka samamoodi meie vilja järgi. Ta armastab sind, ta igatseb sind, ta on sind vastu võtnud täpselt sellisena, nagu sa oled, aga ta igatseb, et sa astuksid veel lähemale talle selleks, et sinu elust võiksid tulla viljad esile. Vaadake, mis Jeesus ütles päris oma elu lõpus viimastel päevadel, siis kui ta oli oma sõpradega koos, kes olid temaga koos käinud paar aastat. Ja Johannese evangeeliumist, ma ei tea, kas te näete seda nii hästi siit ekraanidelt lugeda, aga ma loen need salmid teile ette. Johannese evangeeliumi 15. peatükis kuulake, mis Jeesus ütles oma sõpradele. Teie olete minu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest ma olen teile andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu ma annan teile, armastage üksteist. Vaadake, ta ütleb, tuletab meile päris lõpus veel meelde, et te ei ole enam orjad. Mõnikord meil on tunne, et me oleme nagu orjad Jumalaga suhtes. Ma pean midagi tegema ja siis ta teeb mulle midagi vastu. Et kui ma kuidagi välja teenin selle, tema armastuse ja headuse. Jeesus ütleb, et ei, te ei ole orjad, te olete minu sõbrad. Ma olen teile andnud teada kõik, mis ma isalt olen kuulnud. Ja nüüd ma saadan teid ja läkitan teid selleks, milleks, et te kannaksite veel rohkem vilja. Et isa saaks austatud. Sest lähedusest sünnib vili ja iga elus ja terve organism kannab vilja. Puud kannavad vilja, põõsad kannavad vilja, kutsikas, teate küll, kui armas kutsikas, kui saab ta kokku teise koeraga, emane, mul on kodus koer, ükskord jooksis ta minema ja selle tulemuseks olid väiksed kutsikad tema kõhus ja see oli üks tragöödia meie perekonnas. Sest ma ei räägi sellest, mis edasi jutus, see on ühe teise jutuse teema, aga ühesõnaga me nägime kahjuks, et ka elus ja terved koerad võivad kanda vilja, kelleks on teised kutsikad. Ma näitan teile ühte pilti ja võib-olla teate ka, mis selle tulemuseks võib olla. Ma näitan teile kahte toredat meest, mitte meest, ühte meest ja ühte naist. Teate küll, mis ühiskonnas toimub. Ma näitan teile selle meest, vaadake siin, tema nimi on Linden ja üks naine on ka siin pildi peal. Järgmise pildi. Tema nimi on Janis. Teate, mis, kui anda kahele toredale, tervele inimesele aega ja lähedust, teate, mis nende elus sünnib? Ma näitan, kes teile sünnib. Vaadake, nende elus sünnib selline mees nagu Daniel Leevi Viinaväes. Selline bändimees. Nii et inimeste elus sünnib samamoodi vili. Ja samuti sinu elus, kui sa oled vaimulik olend, vaimulik inimene, siis tegelikult võib sündida sealt üks vili. Lähedusest sünnib vili. Kui ma olin
see oli ka umbes 11 aastat tagasi, 12 aastat tagasi. Ma sain ühe vägeva sünnipäevakingituse endale, jõulukingituse või õigus. Ma sain jõuludeks oma sõpradelt ühe mini-kilpkonna. Jube armas väikene kilpkonnakene. Ja sain akvaariumi ja ma panin talle nimeks eesti keeles julk või junnike vist oli tollel ajal. Ma arvasin, see on naljakas millegi pärast. Ja ta oli, ma kutsusin ingliskeelse nimega, aga ta oli selline nii armas väikene kilpkonn. Ma teadsin, mis ma pean tegema. Ma ei ole eriti hea taimedega ringi käia ja ma arvasin, ma ei tea, kas ma loomadega hakkama saan, aga ma sain aru, et selle kilpkonna jaoks vesikilpkonn, tal oli vaja 3 asja, tal oli vaja soojust, tal oli vaja vett ja tal oli vaja toitu. Ja siis ma ostsin akvaarium, panin sinna taimekesed natuke sisse ja panin vett ja ostsin kilpkonna toitu ja nõnda see väikene kilpkonnakene julk hakkas elama minu toas seal akvaariumis. Ja nii armas oli tulla, ma tulin õhtul koju ja kuulsin sulpsatust tavaliselt, sest ta oli istunud seal puurondi peal ja siis mingi hetk sulpsatas ta vette. Ja mis ma tegin, ma teadsin, soojus peab olema vett, mis peab olema piisavalt puhas ja samas ta ei ole liiga puhas. Ma sain ka sellest kuidagi ära, aga see jäi natuke segaseks mulle, kas see vesi peab olema nagu, kui puhas ta peab olema ja kui tihti seda peab vahetama. Siis ma nägin, et kui ma panen sinna toitu, see läks kogu aeg jube mustaks see vesi. Aga mul oli öeldud, et ei tohi puhast vett panna, sest siis kilpkonn sureb ära. Ja natuke jäi see segaseks ja üsna pea selgus, et tõesti, et see keskkond, mis ma lõin selle väiksele armsale kilpkonnale, ta suutis seal ellu jääda mõned nädalad, mõned kuud, aga umbes 3 kuu pärast ma tulen koju. Ja minu armas väike kilpkonn ei tervita mind sulpsatusega. Ma mõtlen, mis on juhtunud. Mis on juhtunud, lähen kilpkonna akvaariumi juurde ja vaatan. Seal vees hulbib üks väikene, natuke lödiks läinud kilpkonna surnukeha. Ja midagi tabas mu südant ja ma pole endine peale seda hetke. Võib-olla olen, aga korraga ma saan aru, et ma olin loonud keskkonna, kus see kilpkonn ei olnud suutnud ellu jääda. Midagi oli valesti, midagi oli nihusti läinud. Ja teate, sina ja mina, me toimime täpselt samasuguses keskkonnas. Sa oled täna siin on 100 inimesed su ümber, siin on kuum, siin on sa mõnda tunned, mõnda mitte. Me räägime siin Jumalast, võib-olla sa kuuled sellest esimest korda, võib-olla sa armastad Jumalat ja sa ei jõua ära oodata, kuna me jälle hakkame ülistuslaule laulma. Aga kõik need asjad, mis siin on, moodustavad ühe keskkonna, mis mõjutab sind. Kui sa lähed siit uksest välja, elad oma tavalist elu, siis sa oled jälle taaskord mingis keskkonnas, kus sa oled teatud lähedusel, teatud kaugusel mingitest asjadest. Sa täidad oma elu teatud lähedustega. Ja see võib-olla on lähedus oma sõpradega, lähedus telekaga, lähedus arvutiga ja sellega, mida sa teed siis seal arvutis, kui mitte keegi seda ei näe. See võib olla lähedus sellega, mis sa vaatad telekast või nende uudistega, mis sa loed, või see võib olla lähedus Jumalaga, kes kõnetab sind või kes ammu juba enam ei kõnele millegi pärast sinuga. Me elu on täidetud lähedustega, mis moodustavad ühe keskkonna. Ja teate, selle tulemusena on me elus erinevad viljad. Tihti me üritame nagu silmad punni peas pingutada, et näha mingit tulemust oma elus. Muuta midagi, mis meile ei meeldi. Saada lahti mingist harjumusest, saada lahti mingist kiusatusest, mis ikka jälle saab meist jagu. Me pingutame ja nagu midagi ei juhtu ja teate, miks ei juhtu? Sest tihti paljusid asju me ei saagi ise omast jõust muuta, aga mida me saame teha, on muuta keskkonda ja selle tulemusena midagi juhtub elus. Midagi uut sünnib ja midagi, millest me jagu ei saa, hakkab muutuma. Sest on nii palju asju, mida me ise ei saa muuta. Aga mida me saame muuta, on keskkond, millele me avame ennast, kui lähedale me astume millegile ja see toob muutused. Kas teate, et ma ei ole kalamees, ma olen elus 2 korda kalal käinud ja mõlemal korral ühe väikse kala kätte saanud. Aga mulle kalapildid meeldivad, kalad on ilusad ja värvilised, eriti välismaal. Ja ma ei tea, kas te olete kalasid näinud. Aga teate, me teame, et kalad on Eestis on natuke hallikad, ei ole midagi erilist, aga lõunamaal värvilised, ilusad silmad, uimed, värgid, möllud, lestad, kaladel ei ole lesti, pole hullu. Aga teate, mis, need kalad on ühed, keda me näeme, kes ujuvad, pinnapealses vees, kus päikesevalgust on ja kus rõhk on väiksem. Aga tahate, ma näitan teile mõnda pilti kaladest ja süvamereolenditest, kes on nagu samasugused kalad, samasugused olendid. Aga nad elavad teistsuguses keskkonnas ja vaadake, mis muutusi see nende kehas esile toob. Mul paar pilti. Esimene pilt on lihtsalt selline kala. Ja vaadake, mida sügavamale lähed ja neid kalu avastatakse harva, sest et inimesed ka sinna ei satu nii sügavale. Kus rõhk on suur, kus päikesevalgust kunagi ei ole. Teate, et loomad muutuvad seal peaaegu läbipaistvateks. Pigment kaob ära. Siseorganid on nähtaval. Vaadake järgmist. Järgmise peal on üks krabi pilt. Vaadake, milliseks muutub
Krabi, kes on viidud teise keskkonda, kes on kohandunud seal eluga muidugi. Aga vaadake, milliseks ta on muutunud. Täiesti teistsugune. Silmad muideks muutuvad täiesti kasutuks seal, kus päikesevalgust ei ole. Nõnda, kui vaadata süvamere olendid, paljudel enam polegi silmi või need on hästi suureks läinud. Üks pilt on veel mingisugune, vaatame seda ka. Nii et siin näete siseorganid täiesti nähtaval. Keskkond muutub. Mingi lähedus kaob ära, antud juhul kaob lähedus päikesevalgusega ära. Ja tulemused on sellised. Ja samad moodi sinu ja minu elus. Teate, las ma ütlen sulle see, millega sa ennast ümbritsed praegu, see lähedus, see keskkond, kus sa oled, on täiesti ideaalselt seadistatud saama neid tulemusi, mida sa praegu oma elus näed. Kui sa võitled mingite asjadega, kui sa näed, et mingid asjad saavad sinus jagu ja võimust ja üha rohkem sa lähed ühele poole, siis see on sellepärast, et sa oled valinud sellise keskkonna ja sinna poole sa oled teel. Ja sellepärast, kui me tahame muutuda, siis tihti me ei saa hakata vägisi midagi endas muutma, vaid me saame avada ennast millegile uuele lähedusele, astuda uuesti lähemale. Kas Jumalale, üksteisele või mõnikord ka inimestele, kes on kadunud. Ma olen ühte asja veel oma elus näinud. Eestlastena me oleme üsna eraklikud või individualistlikud. Üha nooremaks saades, ma arvan, noorem põlvkond nagu teie ei ole enam sellised nagu mina või nagu minu vanemad, ma arvan, me muutume päris ruttu ka põlvkonniti. Aga ühte ma olen näinud, et tegelikult me kõik oleme loodud nautima ja igatsema lähedust oma elus. Kevadel, kui ööbik hakkab laksutama ja väljas on soe, ja isegi mõnikord, kui sajab sellist seenevihmakest, sa tunned endasse siis kirelõõma ja tärkavad, sest käes on kevad ja sa oled armunud ja korraga sa tunned, et ma olen loodud armastama, ma olen loodud jalutama suveöös, kuulama ööbiku laulu ja minu kõrval on see, keda ma hetkel armastan ja kes on mulle nii kallis ja nii ilus. See on üks hetk, kus see avaldub. Aga ma arvan palju rohkem. Me igatseme olla tuntud, me igatseme olla ikka jälle sellises kohas, kus me saame müürid maha lasta ja olla need, kes me tegelikult oleme. Sest lähedus võimaldab seda. Lähedus muudab meid haavatavaks ja samas ta võimaldab meid olla need, kes me oleme. Ja sellepärast ongi need asjad, mis sa lased endale lähedale, nii tohutu suure mõjuga sinu elus. Ja sellepärast me räägime sel nädalavahetusel lähedusest Jumalaga, üksteisega ja inimestega ümber. Sest me ütleme, kui sa oled lähedal nendele, siis midagi hakkab sinu elus juhtuma. Midagi ilusat, midagi uut. Kui sa oled lähedal Jumalaga, siis sa korraga näed, kuidas ta hakkab muutma sinu elu. Kui sa oled lähedal üksteisele, inimestele, kes on sinu õed ja vennad Kristuses, korraga sa näed, kuidas sa saad elada ühte elu, kus nemad räägivad tõtt sinu ellu armastuses. Ja te saate midagi hoopis rohkem korda teha kui üksinda. Ja kui sa oled lähedal inimestel, kes on kadunud siin linnas ja siin maal, siis korraga sa võid tunda ennast, et sa oledki see Jumala armee, kes on välja läkitatud ja keda Jumal on saatnud, et nad kannaksid palju vilja. Ja midagi uut ja midagi ilusat sünnib, kui sa avad ennast nendele lähedustele. Sest lähedusest sünnib vili, mida ühel päeval Jumal hindab. Nõnda ma ei tea, kus kohas sa täna oled. Aga ma tean, et Jumal tahab midagi teha kõigi meie südametes järgmiste päevade, ja mitte ainult päevade, vaid ka järgmiste minutite ja tundide jooksul. Ja võib-olla sa oled ühes kohas, kus sa tunned, et mu elu on ümbritsetud, mu elukeskkond on praegu selline, kus ma olen ennast avanud valedele asjadele. Ja need on hakanud mind mõjutama. Ja ma ei tea enam, kuidas nendest nagu jagu saada või ma ei tea, kuidas oma elu trajektoori muuta. Ma ei jõua ja ei jaksa. Siis tänane lahendus ei ole see, et sa saad kuidagi mingi emotsionaalse laengu, et sa ütled, nüüd ma lähen siit ja elan täiesti teistmoodi. Sest tead, sa suudad võib-olla elada natuke aega teistmoodi, aga siis sa enam ei jaksa. Aga kui sa lähed siit ja oled astunud hiiglasliku sammu lähemale, nendes 3 läheduses, siis ma luban sulle, et midagi muutub radikaalselt sinu elus, midagi uut sünnib sinu elus. Sest keskkond on meie. Me saame seda ennast avada nendele inimestele ja nendele mõjutustele. See on meie valik. Aga paljud asjad meie valikud ei ole. Ja ma ei taha väga palju rohkemat öelda teile, aga ma ütlen seda, tuletan meelde, et kui Jeesus käis siin maa peal, siis teate, mille pärast teda tihti hukka mõisteti. Just olid need samad 3 lähedust. Talle öeldi, et kuule, miks sa oled nii lähedal kadunud inimestega?
sa oled nagu söödik ja joodik ja sa oled prostituutidega käid läbi ja sa käid nende maksukogujate läbi, et miks sa oled neile nii lähedal? Siis talle öeldi, et miks sa oled nii lähedal nende oma kaaslastega? Öeldi, Jeesus ütles ju, et teate, kes on mu ema ja õed ja vennad? Need, kes teevad minu tahtmist. Need, kes on minuga. See on täiesti veider. Kuidas sa nii lähedal saad nendel olla? Ja teate, mille pärast ta surma mõisteti? Oli see, et ta ütles, et ta on nii lähedal Jumala isaga, et nad on üks. Ja see oli Jumala teotus. Jeesus elas nendes 3 läheduses. Ja meie oleme tema vili tänasel päeval. Ma tean seda, et Jumal saab tegema toredaid asju ja vägevaid asju ja uut teie südametes. Aga ma kutsun sind üles, et sa juba avaksid täna ennast talle. Et sa oleksid valmis astuma juba täna õhtul talle lähedale. Et sa oleksid valmis astuma üksteisele lähedale. Mitte lihtsalt nautima muusikat ja kõnelejaid ja lõbusaid asju ja linna peal käimist, vaid et sa võtaksid ka aega nende päevade jooksul, et küsida võib-olla rasket küsimust, midagi sellist, mis on ebamugav kellegi teise käest, sellepärast, et sa armastad teda nii palju. Et sa tahad talle parimat. Sest sa oled valmis temaga palvetama ja jagama oma elu. Võib-olla sa pead täna juba õhtul siit välja minnes, näed sa kedagi tänava peale, kes vajab seda lootust, mille sina oled leidnud. Ja korraga sa ütled, ma võtan kokku julguse ja astun talle lähemale. Ja räägin sellest, kes võib anda lootust. Ava ennast juba täna, tõmba müürid maha, astu lähemale juba praegu. Ära oota pühapäeva õhtut, sest Jumal on praegu juba siin. Ja läheduses sünnib vili. Ja Jumal igatseb parimat sulle, ta on sind vastu võtnud sellise, nagu sa oled. Aga ta igatseb, et sa kannaksid palju vilja. Nii et tule talle lähemale, kui me varsti palvetame, siis ma ei tea, mis on sinu palvesoov täna. Aga tule talle lähemale, tule Jumalale lähemale, kui sa täna vajad päästet. Kui sa pole kunagi Jumalaga kokku saanud, tule talle lähemale. Tule talle lähemale, kui sa oled metsa pannud oma eluga viimasel ajal. Kui sa oled elanud valedele jumalatele, valedele prioriteetidele, tule Jumalale uuesti lähemale. Tule talle lähemale, kui sa oled kuulnud pühavaimu kõnetust. Või kui sa kuuled seda praegu. Tule lähemale teistele inimestele, kui su elus on olnud midagi varjatud ja sa pead täna selle kellegile tunnistama ülesse. Kui su elus on mingid ahelad, mille Jumal võib puruks teha, tule teistele lähemale. Räägi kellegi, leia keegi, kellega sa saad rääkida ja palvetada täna õhtul. Või tule lähemale Jumalale ja teistele kadunud maailmale, kui sa oled tegelikult elanud sellist tarbija kristlase elu, kus sa lähed ja elad oma mugavustsoonis ja teed neid asju, mis sulle meeldib, mitte neid asju, mis sa tegelikult tead, et see vaikne hääl sinu südames ütleb sulle, sa pead tegema. Tule talle lähemale ja lase ennast muuta. Kummardame pead ja läheme palves selle Jumala ette. Jumal, sa näed meid täna siin. Täna, et loodus kannab endas seda printsiipi, et iga elus ja terve asi õigel ajal kannab vilja, mis jääb ja mis kannab edasi seda seemet. Ja sa näed meid täna siin. Sa näed seda igatsust, mis sinul on meie suhtes, et me läheksime ja kannaksime palju vilja. Me igatseme seda siis välja elada ka. Ja sa näed neid lähedusi, mis on tänasel hetkel meie elus, seda keskkonda, mille me oleme enda elu jaoks loonud. Need asjad, mille oleme ennast avanud kõige lähedasemalt ja sügavamalt. Me ei suuda ise ennast muuta, aga me tahame täna valida selle, et me astume õigetele asjadele lähedale. Me tahame astuda lähedale sulle eelkõige ka täna õhtul. Ja me igatseme, et sa tuleksid, et sa puudutaksid meid, et sa muudaksid meid. Ja võib-olla on asjad, mida mitte keegi ei tea, mis me elus toimuvad. Mida me oleme nii hästi suutnud varjata ja peita, et kõik arvad, et selle mehe elus või selle tüdruku elus on kõik ideaalses korras. Aga kui nad vaid teaksid, siis anna meile ka täna julgust minna ja rääkida kellegi ja paluda eespalvet ja avada oma elu. Ja ma palun, et selle nädalavahetuse jooksul võiks siin seinte vahel juhtuda midagi imelist, kuidas sa võtad ühe grupi noori ja tood nad kokku ja vormid nad üheks armeeks, kes on valmis minema ja muutma selle linna ja muutma selle maa ja muutma selle maailma, kus sina tuled ja annad neile väge ja võimu oma püha vaimus, mis ei tule neist endast, mis tuleb sinust, sest sina oled neile nii lähedal. Ma
palun, et meie maa võiks muutuda. Ma palun, et meie rahvas võiks muutuda. Ja kui vähegi võimalik, siis kasuta meid. Kasuta mind. Siin me oleme. Tänu sulle, Jeesus, et sina astusid meile esmalt nii